mida parem probleemide lahendaja oled, seda väärtuslikum sa oled. Ja seda rohkem ollakse nõus sulle maksma. See on justkui see, kus me oleme opereerinud ja mida me kogeme. Ja see tundub ju täitsa loogine. Sest et näiteks ka see, et kui sa soovid saada miljonäriks, siis lahenda ära $1 miljoni suurune probleem. Aga mis siis, kui see sama mõtteviis ongi põhjus, miks probleemid su elust ei kao? Ja tänases kohtumises me seda vaatamegi, miks see nii on. Mõnusat vaatamist. Tere imelist! Mis päev meil täna on? Kolmapäeva! Ja meil on siis nüüd 4. video seerias valus tõde enesearengust, millest on liiga kaua vaikitud ja läbi siis minu kogemuse spektri, kuidas enesearengus on mingid asjad nagu nii mööda, ütleme nii, aga me oleme seda kõik ise valinud ju, me oleme ise selle kõik loonud, et kogeda midagi sellist lahedat. Ja täna on siuke lahe päev, et pool tundi enne, kui ma laivi tulin, umbes pool tundi internet pani jooksu ja ma loodan, et mul telefon peab nüüd ilusti vastu, ma panin selle telefoniga siis kuuma koha tegin ja ma olen nüüd mobiilivõrgus, mille internet on mul väiksema kiirusega, aga ma loodan, et see tuleb ilusti siit läbi, eks siis vaatame. Pärast näen, kui hästi see pilt siit läbi tuleb. Vaatan päris karvaseks ka läinud juba. Nii, aga kui sa jõuad kohale nii nagu ikka, ütle mulle tere, kus sa vaatad ja vaatan, palju meil laivis täna vaatajaid on. Eile oli nii lahe, et nii kui ma kinni panin, siis tulid järsku kommentaarid tere, et inimesed jõudsid vaatama siis natukene hiljem, kuna eile see kellaaeg läks natuke nihkesse. Aga nii põnev, lihtsalt ma just kuulasin ühte tagasisidet inimese käest, kes level 5-ga siis selle kogukonnaga liitus, kus me toimetame sügisel alles ja 3 kuuga nagu nii palju juba muutus. Ma mäletan tema esimese 2 kohtumisega, vist oli peale esimest kohtumist juba käis tal korralik plõks ära, et inimene elas 11 kuud juba päris siukses nagu täiesti hirmus. Lapse tervisega oli teema ja pidev hirm ja siis lihtsalt kõps, see kadus ära ja siis pärast seal veel ägedad asjad. Osta oma perega maja omale ja nagu see on lihtsalt nii äge, mis toimub selle teemaga. Ja see ongi see puuduv lüli ja see seeria on ka, et jagada, mis siis toimub ja mis on. Vaatan, laivis meil ei olegi täna kedagi vist. Aga mis siis ikka? Et ma teen oma seti ära ja jagan siis mõningaid huvitavaid mõtteid. Ehk siis meile on õpetatud justkui, et mida parem probleemide lahendaja sa oled, seda väärtuslikum sa oled. Et mitte isegi nagu õpetatud, vaid me oleme ise kogenud seda, sest et ettevõtted kõik on ju, et mida kiiremini sa soodad lahendada mingit probleeme, seda väärtuslikum töötaja sa ju oled. Ja seda kõrgemalt sind ka tasustatakse. Ehk siis ükskõik, mida sa teed, nagu ükskõik mis valdkonnas, kui sa suudad lahendada ära probleemid selles valdkonnas, siis inimesed on nõus sulle ju maksma selle eest. Ja ettevõtted ka, mida suuremaid probleeme sa lahendad, mida kiiremini sa neid lahendad, seda suurem on tasu. Ja selle kohta on ka selline lahe ütlus, et kui sa tahad saada miljonäriks, siis lahenda $1 miljoni suurune probleem. Ja see kõlab ju täiesti loogiliselt, on ju. Et kui sa lahendad probleeme, siis sinu nagu tasustataksegi rohkem. Ja sest kui sa lahendad ära mingi suured probleemid maailmas, siis lihtsalt selle eest tulebki tasu. Aga mis siis? Mis siis, kui see sama mõtteviis ongi põhjus, miks probleemid su elust ei kao? Mis siis, kui see sama mõtteviis, et probleemide lahendamine on nagu, ütleme, ma olen näiteks hea probleemide lahendaja. Mis siis, kui see ongi põhjus, miks probleemid su elust ei kao?
ja mina olin selles nagu asjas ikka päris pikalt, kuni see oli vist 2022 äkki või? Kuni juhiti sellele tähelepanu, et see oli nagu nii äge. Ma pidasin ennast ka nagu suurepäraseks probleemide lahendajaks. Et ma olingi see, et ma olen hea probleemide lahendaja, kui oli kuskil mingi küsitlus on ju, oli vaja oma tugevused välja tuua, siis mul oli see kirjas, et ma olen hea probleemide lahendaja. Ja kas ka sina oled endale öelnud võib-olla, et näe, ma olen hea milleski või ma olen hea selles, et mis iganes sa oled öelnud. Aga vaatame korra seda probleemide omajust. Ehk siis, kui ma ütlen, et ma olen hea probleemide lahendaja, siis meie meel, meie ego nii-öelda, loob identiteedi selle ümber. Ma olen oluline, ma olen tähtis, ma olen probleemide lahendaja, ma olen suurepärane probleemide lahendaja. Ehk siis mida iganes on, või ükskõik, mida me tegelikult ütleme enda kohta, et näed, ma olen selline, näiteks ma olen laisk, ma olen töökas, ma ei saa millegagi hakkama, mis iganes see on, siis meie ego moodustab identiteedi selle ümber. Ja mõtle nüüd, ego suurim hirm ongi selle identiteedi purunemine, sest see võrdub justkui surmaga. Et miks on näiteks ka muutuse loomine meil nii raske, sest et me hoiame kinni oma vanast versioonist, oma vanast identiteedist. Aga põhimõtteliselt, kui sa tahad uut elu luua, sa pead justkui tapma oma eelmise versiooni. Ja egole või meelele on see nagu, see ongi surma otsus põhimõtteliselt. Ja siis ta hoiab mis iganes viisil sellest kinni. Ja tuues selle kontseptsiooni nüüd selle probleemide lahendaja juurde, siis mõtle korra, mis juhtub sinu identiteediga, kui sul ei ole enam probleeme lahendada. Su identiteet lakkab olemast, sellel ei ole enam kohta. Ja see on justkui jälle surma otsus. Ja mis siis on, mida sa tegema hakkad, kui probleemid otsa saavad? Kui sa lahendad ära kõik probleemid, siis mida sa teed? Et sa saaksid olla hea probleemide lahendaja, et see identiteet ei sureks, hakkab su meel looma probleeme ise juurde. Et nii veidralt, kui see ei kõla, kui ma olen teinud otsuse, et näed, ma olen hea probleemide lahendaja, siis ma olen võtnud identiteedi kui heaks probleemide lahendajast ja kui probleeme enam ei ole, siis minu identiteedil ei ole kohta ja mu meel, et säilitada seda identiteeti, hakkangi looma probleeme. Ja siis imestan, miks mu elust probleemid ei kao. Kas tuleb tuttav? Ja see on nagu üks valdkondadest ainult. Et siis kui me ütleme, et näe, ma olen hea probleemide lahendaja, loodan, et sa mõistad nüüd, mul suumib siin sisse vahepeal, loodan, et sa mõistad nüüd, et kuidas sa sellega teed omale karuteene, sest et sa lihtsalt hakkadki otsima probleeme. Tere, Liia! Sa lihtsalt hakkadki otsima probleeme. Ja mitte otsima probleeme, vaid sa hakkad looma probleeme, sest muidu su identiteet sureb. Ja see on kõige hullem meie meelele. Ehk siis siit ma kutsuks sind vaatama ausalt otsa, mida sa oled endale enda kohta korranud. Eks mida me oleme veel endale korranud? Kes ma olen? Mis ma olen? Ma olen näiteks suurepärane suhtleja, ma olen näiteks, ütleme, või siis ma olen kehv suhtleja, võtame mingid sellised, millega saab hästi mängida ka, et ma olen läbikukkuja, näiteks ma kukun kogu aeg läbi, et mul ebaõnnestuvad asjad. Siis, et seda identiteeti elus hoida, sa hakkadki looma just selliseid valikuid või sa validki alati selliseid asju, mis loovadki selle, et peegelda sulle tagasi, et hoida seda sama identiteeti elus.
ja sellega sa loodki põhimõtteliselt kogu oma reaalsuse siis. Et säilitada seda mina pilti, mis sa oled lihtsalt otsustanud, kes sa oled või mis sa oled või mida sa koged. Sest ehk siis, kui sa vaatad oma elus ringi, siis kõik see, mida sa koged, ongi see, mida sa oled ise rääkinud, mida sa oled ette kujutanud. Sest mis siis, kui kõik see ongi sinu kujutluse tulemus, mida sa elus koged. Ja kui sulle ei meeldi see, mida sa koged, siis vaata, mida sa oled rääkinud enda kohta. Nii, siin tuli küsimus, Liia. Kui ma lasen probleemist lahti, ei lahenda, tunneta, mis siis juhtuma hakkab, kui ma ei reageeri, kas siis nii? Siis kõigepealt on see, et taju seda tunnet või seda soovi, miks sa soovid probleemi lahendada. Mida sa usud, et see lahendab sinu elus, kui sa selle probleemi lahendad? Ja ma sukeldun, vist oli 7. kohtumine, ma sukeldun sellesse rohkem, kus ma räägin eesmärkidest, sest et kui ma hakkan probleeme lahendama, siis ma hakkan ka ju tegelikult mingil määral nagu eesmärke seadma, sest et kui mul on asi, mis mulle elus ei meeldi, siis kuidas ma seda muuta saan, ma hakkan looma strateegiat, ma panen paika plaani ja loon eesmärgid, aga see on kõik fundamentaalselt mõnes mõttes vale, nii kaua kui ma näen probleemi seal, kus probleemi ei eksisteeri. Ehk siis esimene asi ongi vaadata, mida sa üldse tegelikult lahendada soovid, mis on see põhjus, miks seda probleemi lahendada soovid ja mis sa usud, et selle probleemi lahendamine tegelikult loob. Ma toon siia hästi huvitava lihtsa näite, mis tegelikult läheb juba sinna 7. kohtumisse, aga sellest võib-olla on siin kasu. Toome näite, et mul on raha probleem. Mul ei ole piisavalt raha. Siis just kui see probleem on see, et mul ei ole raha. Ja mina elasin sellest nagu pidevalt, et mul saab raha otsa ja ma hakkasin lahendama seda sellisel viisil, et luua rohkem raha. Aga fundamentaalselt oli tegelikult nii-öelda probleem see, et mul oli hirm, et raha saab otsa. Ja ma uskusin, et rohkem raha lahendab selle, aga tegelikult ei lahenda ja ei ole ka lahendanud, sest see muster kordus ka siis, kui mul oli tunduvalt, mul oli 2 korda rohkem raha, mul oli 3 korda rohkem raha, kui mul oli mitme kuu jagu nagu puhvrit ees. Ikka oli see, et äkki saab raha otsa. Ehk siis see ongi see, et probleem ei pruugi ise olla üldse probleem. Aga jah, siin ma loodan, et siit sa said juba Liia vastuse selle koha pealt, et see ongi see, et miks ma soovin seda probleemi lahendada ja ongi see, et mida ma tunnen, kui ma ei lahenda seda probleemi. Miks see üldse ärritab mind, miks see häirib mind, miks ma soovin seda muuta, mis tunned või nagu järgmine võib-olla etapp siis ongi see, et mis tunned ma ei soovi tunda selle probleemiga seoses, mis nagu tunned ma ei soovi tunda, et ma soovin seda probleemi lahendada. Sest et see asi, mis sul elus on ju, see tekitab mingi tunde. Ja ongi, et mis tunne see on, mis emotsioon see on, mida sa ei soovi tunda. Sest sellepärast me ju lahendame. Sest et kui mitte ükski asi sinu elus ei paneks sind tundma ennast teistmoodi, siis sa ju ei tahakski midagi kogeda näiteks. Loodan, et sa said siit mingi vastuse Liia selle kohalt, kuigi sellega saab. Vot, näed, hakkab tulema. Just, hakkab tulema. Mul on ka hirm, et kui ma ei lahenda, siis tunnen end süüdi, võt see tunne. Ja oled sa kindel, et süütunne on tegelikult üldse emotsioon või tunne? Sest et level 5 maailmas, kus mina nüüd opereerin, on ainult 3 niinimetatud negatiivset emotsiooni või tunnet. On hirm, kurbus ja viha. Ja kui ma pean, on ju, natuke selgitama, siis lähme siia, sest et see Liia, selle, et sa siia tõid, siis see on kindlasti ei ole ainult sulle, vaid see on ka teistele siin, kes seda vaatavad, sest kuna kõik on üks, siis ma jagan seda siin. Et sa kirjutasidki siia, et süütunne on see. Sest mõtle korra selliselt, kas sul oleks seda taju täitsa ja hinga? Kas sul oleks seda tunnet, kui sul ei oleks ühtegi vaatenurka sellest, mis on õige, mis on vale? Kuidas peaks, kuidas ei tohiks? Ma arvan, et sul ei oleks seda tunnet,
kui sul oleks ühtegi hinnangut õigest ega valest, ega nii-öelda peaks ja ei peaks, võiks ja ei võiks. Ja see loob selle, et see tunne, mida me nimetame süütundeks, on tegelikult mentaalse kontseptsiooni peale rajatud mingisugune emotsioon, mis tegelikult ei ole tunne ise, vaid see ongi mentaalne kontseptsioon, süü. Mul on süü, sest ma ei tohiks nii teha, sest et kõik need lood, mis seal on. Näed, sa kirjutadki ei. Siis märka nüüd, mis see tegelikult on, kas hirm, viha või kurbus, mida sa tegelikult tunned. Sest süütunne on siuke meie meeles salakaval viis mitte tunda seda fundamentaalset tunnet tegelikult, mida me tunneme. Ja enamasti süütunde taga seal võib olla igasuguseid huvitavad asju, et süütunne ongi see, et seal võib tekkida viha, ma süüdistan ennast, miks ma nii, et seal võib olla viha, seal võib olla kurbus ja seal võib olla ka hirm. See võib olla kõik kolme kombinatsioon. Igal ühel ongi erinev ja ühel hetkel võib olla üks emotsioon, teisel hetkel võib teine emotsioon olla. Eks taju, mis on tegelik see emotsioon, mida sa tunned seal. Ja see ongi see, ja me usume, et see probleem, ma toon sulle nüüd Liia siia hästi ägeda näite, et sa soovid lahendada seda probleemi, aga see tunne, mis sa tunned, nimetame praegu seda süütundeks, aga siis ma ei tea, kas see on seal viha, mis iganes on, aga ütleme praegu, et süütunne. Et see tunne, mida sa tunned, nüüd kui sa lahendad selle probleemi ära, kas see tunne sinu sees tegelikult kadus või lihtsalt järgmises sarnases olukorras sa tunned täpselt sama tunnet ja sa pead hakkama uuesti lahendama, ja võib-olla niimoodi elu lõppu, näe, viha ongi siin. Väga hea, märka seda viha, lihtsalt märka seda ja tea, et sa ei pea mitte midagi muutma. See viha ongi tulnud pinnale, et sa näeksid seda ja lihtsalt oleksid sellega. Kuid mul puudub kontakt vihaga. Oi, ma tahaksid minna kohe niimoodi sügavale, aga ma ei hakka siit minema, et muidu läheb see live nagu hästi pikaks. Aga muidu spirituaalsed inimesed, kes on natukenegi vaimne inimene, spirituaalne inimene, siis me oleme õppinud ära selle, et spirituaalsed inimesed ei vihasta. Oi, kui palju ma seda viha nagu, pole mõtet vihastada ja samamoodi kaotsin nii-öelda kontakti selle vihaga, kuni siis mingil hetkel mul tundsin nagu rahulolematust ja nagu üldse nagu igapäevast oli siuke rahulolematus, siis lihtsalt küsin, mis siis, kui see on viha, mida ma tunnen? Ja mu keha hakkas niimoodi reageerima, kui oligi see, et nagu ongi viha selle vastu, et elu ei ole nii, nagu ma soovin ja nii edasi. Sealt niimoodi ketras. Et väga äge oli see. Aga ma ei hakka siit rohkem sinna minema, et ma tulevikus teen selliseid pikemaid podcaste, kus me saame siis rahulikult vaadata sinna taha, sinna sisse ja nii edasi. Et loodes sa siit said juba midagi enda jaoks ja siis teised ka, kes vaatavad järgi, said ka. Aga põhimõtteliselt jah, et mis see teema meil oli, et kui ma identifitseerin ennast sellega, et ma olen hea probleemide lahendaja, siis ma loongi male probleeme, sest muidu mu identiteet kaob. Ja nüüd korraks veel minnes tagasi, et kui palju oled sa tegelikult kui palju oled sa tegelikult lapsepõlvest erinevaid identiteete kaasa võtnud, kui sa oled kogenud midagi. Ma ei saa millegagi hakkama, see ei ole minu jaoks, mis iganes need on. Eks mida sina oled kaasa võtnud lapsepõlvest? Ja siis kuidas me veel loome seda, mida me ei soovi, ja hoiame eemale selle, mida me soovime, sellest kõigest me räägime 22. aprillil, ehk siis kus kogu see seeria kulmineerub kolmapäeval, kui sa ei ole veel kirja pand. Tänaseks on juba ligi 200, hommikul kui ma vaatasin 190 midagi registreerinud, et päris äge, see tuleb siuke võimas sündmus. Aga minu poolt tänaseks kõik, aitäh Liia selle küsimuse eest ja see ongi alati, kui keegi küsib, siis hakkab see info lihtsalt liikuma ja sa saad siit palju rohkem kui see, et ma lihtsalt monoloogi siin pean. Et julgelt küsige küsimusi, avage ennast, sest et see loob kõikide jaoks enim.
sest see info hakkab lihtsalt liikuma. Aga minu poolt kõik, aitäh ja näeme siis homme kell 12 ja reedel kell 2. Aga imelist päeva jätku ja nägudeni, tšau!